Lugupeetud aktsionärid, analüütikud, tere päevast! Minu nimi Valdo Kalm, juhatan Tallinna Sadama Gruppi ja Andrus Ait, meie finantsjuht. Alustame nagu ikka kvartali põhisündmustest ja nendime, et päris hästi on taastunud Tallinn-Helsingi liin nii reisijate, aga ka laevakülastuste mõttes ja esimeses kvartalis sel aastal tegelikult meie operaatorid sõitsid rekordarv külastusi läbi aegade Tallinn-Helsingi liinil. Jäämurd ja Botnica sai suvetöö lepingu Baffinlandiga, seda esimeses kvartalis. Baffinland on siis meie Kanada eraklient, kes tellib Botnicat siin juba mitmed aastad. Ja täna võime ju öelda, et ka ülejäänud 8 kuuks on veel suvetöö leping kokku lepitud Equinoriga. See on Norra suurim energiakontsern ja Botnica läheb siis meretuuleparke teenindama Šoti rannikule. Et selle kohane börsiteade sai ka hiljuti avaldatud, nii et kokku on suveaeg väga hästi kaetud ja võib öelda, et väga heade lepingutega. Me saime ka positiivse kohtuotsuse SLK ja Veina-Veneriinide kohtuvaidluse lõpetamiseks. Siis allkirjastasime lisaks veel ühe MOU ehk kavatsuste protokolli Utilitas Windiga meretuuleparkide arendamiseks ja Paldiski tulevase meretuuleparkide kai ja Paldiski sadama kasutamiseks ning kuulutasime välja reisiterminali arhitektuurivõistluse. Laekus ligi 30 pakkumist ka rahvusvaheliselt ja praegu siis žürii tegeleb selle valideerimisega. Sellele järgneb siis loomulikult otsus ja ka börsiteade, kui on võitja selgunud ja läheb siis projekteerimiseks. Toimus ka Vanasadama detailplaneeringu eskiiside avalik arutelu. Võime öelda, see on väga oluline, et eelmise aasta lõpus tehti otsus nad avalikustada ja see arutelu toimus jaanuaris. See oli väga asjalik ja me peame seda õnnestunuks, sest sellist väga negatiivseid märkuse tagasisidet tuli vähe, nii et me läheme Vanasadama detailplaneeringutega päris jõudsalt koostöös linnaga edasi. Nagu ikka trendid segmenditi ja reisisadamates siis esimeses kvartalis jätkus reisijate arvu kasv ja nagu sai siis nimetatud, ka reisilaeva külastuste kasv kokku oli päris märkimisväärne. Müügitulusse andis ta 33% ja loomulikult ka siis kasumisse veebitasse. Ma võin ära nimetada, et reisisadamate puhul mitte ainult Helsingi Tallinna liini reisijate arv ei kasvanud, vaid 90% kasvas Stockholmi reisijate arv. Nii et see on hea märk, et ka rootslased on tagasi, eestlased külastavad Stockholmi. Kaubasatamates toimus märkimisväärne langus 31% ja loomulikult see kajastus ka müügitulus. Peame siin meelde tuletama, et eelmise aasta esimeses kvartalis ju Vene ja Valgevene transiit oli kõik meie sadamates, nii vedellasti puhul kui ka väetiseterminal veel töötas, nii et see baas oli hoopis teine. Aga positiivne on see, et vaatamata sanktsioonidele ja selle vedelasti vähenemisele siiski nii suur langus ei olnud müügitulus ja veel väiksem oli see EBITDAs ehk Rooro jätkas kasvu ja Rooro kaupa ehk lastiliik on suurema kasumlikkusega kui vedellast, sest meil oli vedellastis väga palju suurte tankerite soodustusi ja kauba tonni soodustusi. Rooro jätkuv kasv esimeses kvartalis näitab seda, et Eesti eksport, import toimib
ja see võib-olla ei ole nii halvas olukorras, kui me arvame. Loomulikult siin on osa ka transiiti selles Rooroos, aga igatahes on see väga positiivne vähemalt esimese kvartali kohta. Reisiparvlaevad tegid tubli tulemuse, kasv tuli siis põhiliselt suurematest reiside arvust, mida klient ehk Eesti riik meil tellis ja tänu lepingulise indekseerimisele. Ka muu segmendi all Botnica tegi müügitulu kasvu ja siin see sõltus samamoodi põhiliselt prahitasu määrast ja lepingust Transpordiametiga. Kasutatavus oli sama, mis eelmisel aastal ehk prahipäevade arv. Siin siis reisijate arvu numbrid, taastumine on olnud hea ja siin võrdluseks ka, kuhu me siis eelmise aasta lõpuga jõudsime 7 miljonini. Loomulikult meie eesmärk on jõuda 10 miljonile ehk COVID-eelsele rekordtasemele. Nii meie kui operaatorid töötavad selle nimel ja eeldused vähemalt praegu on päris head. Kaubamahus sai nimetatud siis et märkimisväärne kukkumine, seda siis vedel ja puislastis. Ja siin on siis ka meeldetuletuseks eelmise aasta kaubamaht. Positiivsena ma tooksin ära, et enam-vähem stabiilne laevakülastuste arv ka kaubaäris, vaatamata mahu kukkumisele. Reisiparvlaevades väga stabiilne kvartal, sama ka aastate lõikes, COVIDist taastumine on olnud kiirem ja Botnical väga sarnane prahipäevade arv eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ja siin on ka siis eelmise aasta kogu prahipäevade arv ja kasutusmäär, et väga stabiilne ja näitab siis see offshore äri meile päris häid kasumlikkuse numbreid ka. Tulevik. Me loodame, et reisijate äri jätkab taastumist. Eks siin kõik oleneb ilmast. Siin oleneb reisi ja operaatorite kampaaniatest, aga me arvame siiski, et nähes neid trende, et nii soomlased kui rootslased on tagasi, loodame siiski taastumist teises ja kolmandas kvartalis. Ja näeme segmentidest reisivad rohkem noored, on tulnud nii-öelda uusi segmente juurde võrreldes pandeemia eelsega, nii et oleme selles mõttes optimistlikud. Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide jätkuv mõju, kui te mäletate, me eelmine aasta rehkendasime siis kogu mõju, mis jaguneb 2 aasta peale, sellepärast me toome ta siingi välja, et selle aasta mõju on ka kuskil 3 miljonit. Kogu mõju oli väiksem, kui me seda algus eeldasime, ehk teises kvartalis eelmine aasta välja ütlesime, aga ikkagi siin on ka sellesse aastasse teatud mõjud. Väga oluline on tegeleda uute Ro-Ro ja konteinerliinidega. Hea näide esimesest kvartalist on see, et me saime valmis Muugal topeltrambiga. Me selle nüüd avasime teises kvartalis ja ta on selles mõttes märgilise tähendusega, et meie operaator Eckerline kohe lisas ühe täiendava reisi päevas. Et sellised investeeringud on ka kohe mõjuga tuludesse ja kasumisse ja praegu näiteks Muuga täituvus Ro-Roos on väga hea. Samas me räägime läbi pidevalt ja koostöös operaatoritega otsime nii lisareise kui lausa uusi liine nii Paldiskisse kui Muugale, sest meil vaba kaid on Muugal. Paldiskiga on asi natukene keerulisem, aga Paldiskis kohe räägin, sest et tuulepargi baassadama ehitus läheb kohe lahti. Tegemist on siis investeeringuga suurusjärgus 53 miljonit. Me lähiajal
lähinädalatel ütleme välja, kes võitis ehitus- ja hankekonkursi ja selle järel lähevad tööd kohe lahti. Nii et see on meie väga suur fookus sel ja ka järgmisel aastal ehitada valmis mitte ainult kai, vaid ka tagala ala ja 4 eellepingut või mood on allkirjastatud, nii et me loodame väga tõsiselt siseneda siis tuuleparkide, meretuuleparkide ehitus- ja hooldusärisse ja kindlasti rakendame ka oma Saaremaa sadama just hoolduslaevastiku jaoks. Nii et me näeme seda tuuleparkide äri kui selgelt ühte kasvuäri lähiaastatel. Ja kui sadam on valmis, siis esimesed käibed peaks ilmuma siis aastal 2025. Meil on seal tähtajad, mis ajaks me peame tegelikult selle sadama osa valmis saama. Ja kindlasti on olulised laevanduse uued lepingud. Hea näide oli siis Botnicast, kes sai siis nüüd Equinoriga täiendava lepingu. Üks on tema rahaline mõju. Teine on see, et me sellega sisenemegi meretuuleparkide hooldus. See on täpselt see, milleks ka Botnica on võimeline. Nii et me otsime selliseid lahendusi ja võime siin täna öelda, otsustatud ei ole midagi, aga analüüsime ka võib-olla täiendavat laeva offshore ärisse, kuna see on tõusev trend ja meretuuleparkide ehitus alles algab Läänemerel. Sel aastal teeme kindlasti ettevalmistusi kinnisvara ärimudeli käivitamiseks. Sai öeldud, kui detailplaneeringutega ja nende menetlusega läheb kõik hästi, siis me loodame järgmine aasta jõuda kinnitusteni ja nii kui on kinnitatud, kuulutame välja hanked ja loodame selle kinnisvara äri käivitada. Nii et see aasta on väga palju ettevalmistusaasta, see on siis läbirääkimised potentsiaalsete arendajatega, investoritega, huvi on suur, võin öelda, aga loomulikult ka muud turundustegevused. Nii et see on meie nii-öelda teine suurem kasvu valdkond lähi 2-3 aastal. Ja aitäh, Valdo. Jätkan siis täpsemate grupi majandustulemustega. Et esimeses kvartalis 2023 müügitulu kasvas 6,1% ja ulatus siis 28,4 miljoni euroni, mis on siis 1,6 miljonit eurot rohkem kui aasta varasemalt samal perioodil. Selle taga siis ongi Valdo poolt juba mainitud suurem reisijate arv, samuti rohkem laevakülastusi kokku, kui ka siis see kasv tuli siis reisisadamatest peamiselt. Ja ka laevandussegmendid siis Praami tegevus ja Botnica tegevus toetas tulu kasvu. Ja seda siis nii-öelda negatiivse poole pealt tõmbas pisut tagasi siis kaubaäri. Ja korrigeeritud EBITAs siis kasv jäi madalaks 0,6% ja saavutasime taseme siis 13,6 miljonit eurot. Siin peab välja tooma, et kindlasti oli mõju eelmise aasta esimese kvartali kõrgemal võrdlusbaasil, kus siis kaubaäri toimis pea täistuuridel, võiks öelda, et seda efekti siin kindlasti sees on ja teiseks siis üldine inflatsioonisurve, kulusurve, et suuremad kululiigid, mis kasvasid, siis oli tööjõukulud, seal vastavalt siis palgamuudatused eelmise aasta jooksul ja selle aasta alguses siis motivatsioonisüsteemi muudatus ja tegevuskuludes siis kasv sildumiskuludes, samuti infrastruktuuri hoolduses ja ka laevajäätmete puhul. Aga selles mõttes, et jah, siin on ka sees võrdlusbaasi efekt. Korrigeeritud EBITDA marginaal siis pisut langes 50%-lt 48%-ni. Ärikasum siis langus peab 6% tasemele siis 5,8 miljonit eurot, aga siin peab siis arvestama sellega, et
esimeses kvartalis sellel aastal meil oli ühekordne mõju siis varade mahakandmisest. Selle aasta algusest hakkas kehtima riigi raamatupidamisreeglite kohaselt siis muudatus, mille kohaselt siis põhivara piirmäära tõsteti 5000 eurolt 10 000 ja siis see avaldas mõju meile ühekordselt siis mahakandmisena 800 000 euro ulatuses, et ärikasumis siis see ühekordne efekt ka suurelt sees. Tulumaksukulu meil esimeses kvartalis ei olnud, dividendimakse teeme ülehomme 12. mai eelmise aasta alusel ja dividendi tulumaks siis kajastub teises kvartalis. Ja perioodi kasumiks siis 5,7 miljonit eurot, langes 1,5 miljonit ehk 21% ja siin saabki välja tuua, et üks suurem efekt on siis ühekordne mõju amortisatsioonist või mahakandmisest ja teiseks siis avaldas siin mõju, kui võrrelda ärikasumi langust ja perioodikasumi langust, siis ka kõrgem intressikulu tulenevalt siis kõrgemast Euribori tasemest. Ja intressikulu kasv siis kuskil 900 000 eurot. Investeerisime esimeses kvartalis 1,5 miljonit eurot, mis on suhteliselt madal tase. Lõpetasime siin teeterminali väliala, kus meil oli siis põhimõtteliselt viimane makse ehitajale ja tööde arvele võtmine ja siis samuti juba mainitud kahekordne ramp Muugal, millega siis parandame oluliselt RoRo teenindamisvõimekust, mis siis on juba tulupoolele ka efekti avaldanud. Aga siin tasuks ka ära märkida, et siis aasta teises pooles investeeringute tase otsuspäraselt kasvab, kui me alustame Paldiski Lõunasadama investeeringuga uue kai ehituseks. Müügitulu ja kasumlikkus läbi aastast 2019, mis oli siis pandeemiaeelne aasta, siis jah, 2020 aastal toimus langus nii müügitulus kui EBITAs, aga alates sellest siis oleme olnud võimelised tulu suurendama aastalt ja hoidma EBITA taset, hoolimata siis erinevatest kriisidest küllaltki stabiilsena. Selle taustal EBITA marginaal küll on langenud, aga arvestades asjaolusid siis suhteliselt stabiilne tulemus. Ja selline muster või trend siis kehtib ka 2023 aasta esimese kvartali kohta, kus siis müügitulu õnnestus suurendada ja EBITA tase oli põhimõtteliselt sarnane eelmise aasta võrdlusperioodile. Nüüd segmentide müügitulu. Kolmest segmendist neljast, kuidas me oma äri klassifitseerime, toimus kasv ja suurim kasv reisisadamates, kus siis tulu kasv 2 miljonit eurot, tulenevalt siis rekordarvust laevakülastustest Tallinna-Helsingi liinil, reisijate arvu kasvust, laevakülastuste täiendav tulu või tulu kasv oli ligi 1 miljon eurot, reisijatasudes 700 000, kasvas ka renditulu tulenevalt sellest, et õnnestus siis hindasid paremini ja kõrgema tasuga välja rentida. Ja see siis kõik avaldas mõju ka EBITasse, kus siis EBITA kasv 44% ja panustas enim siis meie tulemustesse positiivselt. Samuti positiivne tulemus reisiparvlaevades, kus siis tulu 1 miljon suurenenud võrreldes aastataguse sama perioodiga ja tuleb see siis indekseerimisest, teatavasti vahepealse perioodi tarbijahinnaindeks, kütuseindeks, palgaindeks on olnud kõrgel tasemel, on toimunud indekseerimine. Samuti tegime rohkem reise selle aasta esimeses kvartalis, see samuti on aidanud tulukasvule kaasa. Ja mis puudutab EBITat selles segmendis, siis kasv on samuti tulnud tuludest, aga selle taustal on ka kulude stabiilsena hoidmine, et me väga jälgime laevade kütusekulu, seal oleme olnud küllaltki
ise hindame, et küllaltki edukad, laevade kütusekulu per reis on olnud stabiilselt langustrendis, et see samuti panustab EBITDA tulemusse selles segmendis. Segment muud, kus siis tulukasv 300 000 eurot, see tuleb siis Botnica tegevusest jäämurdelepingust talveperioodil selle aasta algusest, õigemini eelmise aasta detsembrist, kui jäämurdeperiood algas, on meil 10-aastane uus leping riigiga jäämurdeteenuse osutamiseks ja seal siis sellele vastavalt kõrgem prahitasu määr. EBITDA tase selles segmendis küllaltki stabiilne. Botnica tegevusest pisut suurenes, aga kajastame siin ka meie sidusettevõtjat Green Marine, kus siis EBITDA pisut langes tulenevalt projektipõhiste tulude eelmise aasta esimeses kvartalis olid projektipõhised tulud, mida sellel aastal ei olnud. Kaubast andmed siis segment, kus toimus müügitulus 18% langus, siia kõrvale siis arvuna tuua, et kauba mahulangus 31%, et tululangus sellele protsentuaalselt ja madalamale tasemele, langesid siis laevatasud circa 1 miljon eurot, mis on sama, mis reisisadamates laevatasud suurenesid. Kaubatasu langus 200 000, mis on küllaltki väike, et see veel illustreerib seda efekti, mis siis näitab, et kõrgema kaubatasu määraga kaupadest laekub tulu, need, mis suurenevad roo, et laekub tulu hästi ja see, mis on ära jäänud vedelast peamiselt, et seal olid tasumäärad väiksemad ja sellest siis see efekt kaubatasu languses on jäänud väikseks. Samuti langes elektrienergia müük, aga seda siis peamiselt väiksema tarbimise tõttu, kuna oli vähem kaupa ja samuti oli ka elektrienergia hind turul madalam. Ja samuti siis müügitulu languse tõttu langes ka EBITDA, aga EBITDA langes siis vähem kui müügitulu ja peamiselt seda saab seletada elektrienergia hindadega, millel on siis kulu poolele suurem efekt kui tulu poolele. Kui vaadata rahavoogu, siis rahavoogu äritegevusest pisut langes, kuna maksed töötajatele ja ostetud teenuste eest olid pisut kõrgemad kui laekumised müügist. Rahavoog investeerimisest siis peegeldab madalat investeerimistaset -1,5 miljonit, mis on siis kasutasime vähem raha investeeringuteks 3,7 ja 3,8 miljonit eurot. Ja vaba rahavoog siis selle tulemusel 11,8 miljonit eurot, kasv sellest 2,3 miljonit eurot. Rahavoog finantseerimistegevusest kasvas 900 000 ja see siis peegeldab kõrgemat intressikulu ja intressimakseid. Ja rahavoog kokku siis 7,8 miljonit eurot, 1,4 miljonit kõrgem. Ja netovõlg on vähenenud 27 miljonit ligi, selle taga siis laenud ja võlakirjade lunastamised võrreldes aasta taguse perioodiga ja meil on ka 10 miljonit rohkem vaba raha kontodel kui aasta tagusel perioodil. Bilansi poole pealt siis suuri muutusi võrreldes aasta lõpu perioodiga ei ole, rahakontol pisut suurenenud, tuleneb positiivsest rahavoost, 3 miljoni võrra on vähenenud võlakohustused tulenevalt laenude tagasimaksest ja põhivaras siis on sees amortisatsioon, investeeringuid jäid madalamaks ja omakapital on suurenenud perioodi kasumi võrra. Ja meil on veel lisaks paar slaidi siin tulude ja EBITDA jaotuse kohta. Siin võib-olla lihtsalt juhtida tähelepanu, et kõik 3 suuremat segmenti on meil praeguste tulemuste alusel küllaltki võrdsed nii EBITDA kui müügitulu osas, et kaubasadamad, reisisadamad ja reisiparvlaevad, et kõik panustavad siis müügitulusse ja EBITasse küllaltki võrdselt. Aga vastavad slaidid siis esitatud informatsiooniks, kellel on rohkem huvi.
Aga sellega meie oma ettekande lõpetame. Teil on võimalik esitada küsimusi, neid sisse trükkides Teamsi keskkonda. Ja teeme pausi circa 5 minutit ja oleme tagasi, et teie küsimustele vastata. Aitäh! Alustan esimese küsimusega, mis tuli meile varasemalt, ehk milline saab olema kesklinna ehk Vanasadama piirkonna arendamise ärimudel. Meile tuletuseks, et kogu Vanasadama ala, mida on 60 hektarit, sai kaetud masterplaaniga. Selle järgi me jagasime oma põhiäriks ehk reisilaevade teeninduseks alad, kuhu me oleme siis investeeringuid teinud järjest ja on jäänud teha üks asi, see on A-terminali renoveerimine. Ülejäänud vaba maa läheks siis nii-öelda kommertsäriks ehk kinnisvaraäriks ja seal oleme kokku leppinud nõukoguga põhimudeli ja 2 alternatiivmudelit. Põhimudel on siis arendajatele hanked ehk siis pikaajaline hoonestusõiguse müük või seadmine kuni 99 aastaks. See oleks põhimudel. Juhul kui on väga huvitav investeerimisobjekt, võime ka sadamana osaleda kas poolenisti või täielikult nii-öelda arendusfaasis. Aga põhimudel on hoonestusõiguse seadmine. Esimesed rahavood. Nii nagu sai öeldud, kui kõik läheb plaanipäraselt ja eeltööd siin see aasta tehtud, siis järgmine aasta sooviks esimesed hanked püsti panna ja kui kõik läheb hästi, siis ka esimesed rahavood võiksid järgmisel aastal nähtavad olla. Teine küsimus. Milline on Paldiski sadama ärimudel seoses meretuuleparkide arenguga? Taaskord oleme positsioneerinud ennast ikkagi sadamapidajaks ehk me ehitame kai ja tagala välja ja siis soovime tuuleparkide arendajate või ehitajatega sõlmida kai kasutuse ja tagala lepingud ehk põhimõtteliselt sadamatasud, renditasud ehk meie põhiline ärimudel, mida me ka hästi oskame. Me ei lähe meretuuleparki ise investeerima või opereerima. Me näeme siin võimalust tegelikult Paldiski puhul, kuna meil on vabu maid, pakkuda arendajale või komponenti tootjale lisamaid ühest otsast ehk siis väärtusahelat pikendada meie sadama tagalasse. Ja nagu sai nimetatud, meil on esiteks Botnica, teiseks me planeerime ja analüüsime praegu lisalaevade kas prahtimist või ehitamist, et pakkuda siis arendajatele kogu väärtusahelat. Ajahorisont, kordan veel kord üle, ehitus kestab selle järgmise aasta ja samamoodi
2025. aastal peaks tekkima esimesed rahavood? Lisaks on küsimus tulnud siis läbi webinari keskkonna, kuidas näeb välja Paldiski uue kai finantseerimise struktuur. Euroopa Komisjoni kaasrahastus on 20 miljonit eurot, aga kuidas ülejäänud investeering on omakapitali ja laenukapitali vahel jaotunud? Jah, vastab tõele, investeeringu maksumus siis 53 miljonit ja sellest 20 miljonit rahastatav Euroopa Komisjoni kaasrahastuse kaudu. Ülejäänud 33 miljonit siis rahastame peamiselt laenukapitaliga suurusjärgus 20-25 miljonit eurot ja siis osaliselt omakapitaliga suurusjärk, siis, mis sellest üle jääb, 8-10-12 miljonit eurot. Et sellised on praegused plaanid, et jälgime siin ka ettevõtte üldist rahavoogu ja teeme täpsemat hinnangut selle alusel. Värskenda. Küsimus siis, et mainisite esitluse käigus, et kaubatamata EBITDA on langenud vähem kui segmendi müügitulu. On oluliselt vähem kui kaubamahud. Ometigi on segmendi esimese kvartali EBITDA 31% madalam, mis on samas suurusjärgus kaubamahtude langusega. Mida selle remargi all silmas pidasite? Et jah, EBITDA langus on olnud, aga samas suurusjärgus kaubamahtudega, küll aga see pigem oli mõeldud illustreerimaks tulumuutusi, et ja elektrienergia mõju sellele, ehk et kui elektrienergia, mis on tegelikult üks suurim väline kululiik, eriti kaubasadamates, et kui selle kulutase on madalam, siis ta vähendab küll jõudsalt meie tulusid, aga vähendab kulusid veel rohkem. Et osaliselt saame siis elektrienergia edasi kanda klientidele ja osaliselt mitte. Ehk siis kõrgem elektrienergia kulu avaldab tulemustel negatiivset mõju. Hetkel, kui tarbimine ja hinnad on madalamad, on see mõju positiivne. Ülejäänud osas tõesti see maht, tulu vähenemine vastab siis kuludele ja lisaks seal segmendi juures tõin välja, et vähenes kaubatasu suhteliselt vähem kui kaup ise, et seega illustreerimaks seda, et kaubamahud, mis langevad, on seotud madalama tasumääraga ja need ei mõjuta nii palju kaubatasu. Küll aga on siis laeva külastustel otsene seos väiksema kaubamahuga. Siis me täname teid huvi tundmast ja kaasa elamast meie tulemustele ja kohtumiseni järgmises kvartalis. Kohtumiseni.